kõigepealt nagu leia enda jaoks see, mis võib-olla teeb sind õnnelikuks. Proovi neid asju, võib-olla sa nagu leiad enda jaoks. Mis sina oskad öelda, et kuidas siis nagu saavutada selline õnnelik elu, et ma näen sinus tegelikult sellist õnnelikkust, nagu sa elad reaalselt, teed oma tööd, mis sulle meeldib teha, elad oma elu oma reeglite järgi. Kui mõni isegi noorem või vanem inimene vaatab praegu vaatab, et asjad on kuradi ma valesti, ma nagu ei tea ühte asja, ei tea teist asja, valitsus ja asjad, siis mis sina ütleksid nendele inimestele, et kuidas see nii-öelda õnnelikkus saavutada, on sul mingid reeglid äkki nii-öelda, näiteks äkki leiutame koos mingid 3 reeglit, mida võiks siis nagu anda kellegile, mida igaüks võiks proovida, et leida võib-olla enda jaoks see nii-öelda kindel asi? Eks iga inimese jaoks siin nii erinevad, et see oleneb, milles nagu lõpuks nii-öelda õnnelik olla, et kas sa tahad õnnelik olla lihtsalt niimoodi, et sul on, ma ei tea, mentaalselt kõik hästi või sul on finantsiliselt kõik hästi või sul on sõpradega hästi, tööalaselt hästi, et see on nii palju erinevaid faktoreid, kus nagu nii-öelda õnnelik olla. Aga ma arvan, et lihtsalt nagu tuleb lihtsalt nagu elu nagu nautida ja see mingil määral nagu appreciate'ida seda, mis ümber toimub, et tihtipeale ikkagi me ju kõik unustame täiesti ära, et ikkagi meil on tegelikult ju kõik jumala fine, kõik jumala chill, kõik on hästi, ja me lihtsalt ise tekitame vahepeal mingid asju juurde ja mingid draamasid, sest et ma ei tea, lihtsalt kuidagi olemuselt juba on see. Aga tihtipeale ikkagi jah, nagu veits nagu mõelda korraks, maha astuda mingist asjast, ja mõelda selle üle, et küll tegelikult on nagu mul jumala fine, vaata. Ja kui sa tunne, kui sa nagu jääd selle peale mõtlema, saad aru, et okei, tegelikult on mingi asi valesti, siis võiks hakata mõtlema, et kust kohast nagu siis võiks paremini teha. Ja ma arvan lihtsalt, et see tee õnnelikkuseni on see lihtsalt, et minu jaoks on vähemalt see, et ongi sul on inimesed, kes on head inimesed, kes on sinu ümber ja sa suudad teha mingit asja niimoodi, et sa suudad endale sellega rõõmu pakkuda ja teistele ka. Et nagu tegelikult lõpuks minu jaoks nagu palju ei ole vaja, võib-olla teise jaoks on see just teistmoodi, on palju raha, mis iganes, aga lõpuks on jah, et lihtsalt minu jaoks on nagu sõbrad ja pere ja nagu see tööpool on, mis mind drive'ib ja siis teistele ka nagu siis ma suudan pakkuda nagu mingi value'd. Aga nagu raske on öelda, vaata, et nüüd tee seda, tee toda ja siis oled õnnelik. Ma arvan lihtsalt see tuleb nagu kuidagi ise avastada jällegi lihtsalt, mis sulle meeldib, mis sa teha tahad, ja kui sa nagu tunned nagu endast siukest veits nagu rahu, siis ma arvan, et see on ka mingil määral selline väike näide sellest, et okei, sul võib-olla tegelikult on ikka päris hästi kõik, et nagu, et jah, aga jah, raske on nii, inimesed on nii erinevad, see on ikka ebareaalne, lihtsalt see on väga meeletu, kui erinevad tegelikult kõik me oleme. Ja vaata, raske on sellest, kui kellelegi midagi öelda, et nüüd tee seda, tee toda ja siis nüüd sa oled raudselt õnnelik, vaata, et see on nagu käib igal venal nagu on teistmoodi see, et kõik, mis minu jaoks toimib, ei pruugi vaata, ma ei tea, kas sinu jaoks toimida, et või üldse kellegi teise jaoks, et igaüks peab enda jaoks nagu mõtlema, mis nagu seda sisemist rahu veits toob, ja ma arvan, kui sa sellest nagu kohe nagu mõistad ja aru saad, siis see ongi nagu see, millele nagu ma arvan jääda keskenduda. Ehk siis esimeseks võiks, mõned reeglid võiks välja öelda, et esimeseks võiks olla see, et kõigepealt nagu leia enda jaoks see, mis võib-olla teeb sind õnnelikuks, proovi neid asju, võib-olla sa nagu leiad enda jaoks. Teine siis leia meeskond, leia see ühtsus, et sul on see tiim. Pere, sõbrad, see on kõige olulisem. Kolmandaks siis ongi see, et analüüsi hästi palju ennast, et äkki sa võib-olla kujutad endale neid asju ette, et tihti on vist eestlaste puhul see, et tegelikult ei ole midagi hullu, aga me ise endale ütleme, et on. Ei, kui sul on ikka täiesti sitasti, siis on ikka väga sitasti, aga eks sellest tuleb lihtsalt realistlik olla, et kui sa nagu hakkad enda jaoks mingi ette kujutama, mul on nüüd sellest mingi
midagi on puudu, siis noh, see ei ole reaalne probleem, et tegelikult lihtsalt korraks tuleb mõelda, et mul on tegelikult kõik hästi, mul on nagu, mu mõtlemine on hästi, mu mentaalne seisund on hea, okei, võib-olla füüsiline võiks parem olla, siis ma olen trenni, siis olen kehalises vormis natuke parem, et see nagu jah, see kõik selline veits analüüsime, kõik selline mõtisklemine, see käib nagu asjaga kaasas ja ma arvan, see viibki nagu sinna ka nagu õnnelikkuse tee poole.